Ja olemegi tagasi siin stuudios, pannkoogid söödud kõigil, jälgima Kuulbet Eesti meistrivõistlusi discgolfis aastal 2023 tagumist 9 korvi meeste liitkaardis. Endiselt olen mina Jaako Känd ja minuga stuudios Raimo Kimmel. Ja tervist taas. Jäime pooleli päris põneval seisul, kui Mattias juhtis Mauri ees ühe viskega ja Silver jäi maha Maurist ühe viskega, et meil on uus liider peale 9 korvi, Mattias Villotoo -27. Ja siin ka siis ilusti pildid näha, et tõepoolest sa ei luiska. -27 näite veel ka tulemast. Ja Mattias tegi tegelikult ka esimeses pooles 3 lihtsat puti eksimust või sellist, millega ta rahul ise ei olnud ja see vahe oleks võinud olla juba veel suurem. 3 viset, 4 viset, et Mattias on käigu sisse saanud, nagu sa ütlesid, noor Pärnu kahur. Ja ega Albertil on ka väga hästi läinud, et ainult 4 viskega veel Mattiasest maas. Siin tagumises 9 tõenäoliselt hakkab juhtuma asju. Ei ole vilets päev on Albertil. Absoluutselt. No nii, 10-100, par 3, 102 meetrit. Ja jällegi selline jõulumäele kohane, seekord küll sirge, aga ikkagi tunnel. Lõpus paar kaitsvad puud ja siis selline kaunis kõrgendatud korv, et ei ole ka jälle lihtne. Võin sulle öelda, et tegemist on püramiidiga siin all. Kui... No las ta jääb. Las ta jääb. Albert on siis esimesena minemas. Ja juba tundus väga ilus joon olevat, et see tundub olevat õige. Lõtab väike skip ka ja ilusti lindi sees. Tore on ikka eksperte siin kõrval endal kuulata, et kohe näeb ära, nii kui käest lahti läheb, et tegemist oli kauni viskega. Mõned aastad mängitud ka seda ja kui sa ise mängid, mina mängin siin ka tagant kätte, et enam-vähem sa näed kohe ära, et kas ta läheb sinna kohta või ei lähe, mina peaks. Tuli väike pisar silma kohe niimoodi. See on natuke lai, aga... Natuke lai ja täpselt nii juhtub selles, aga samas nüüd on siis püramiidi otsas olev korv on veel kõrgem, kui ta muidu oleks. Väike Mattias on veel väiksem. Või see... on kõrge, aga... Läheb piisavalt üle, tuleb ilusti. Tundub tuleb siia. Vastu püramiidi. Jep. Mauril oli seda vaja kindlasti, et on liidri kohe hetkel kaotanud. Silvel läheb harbiga eest käega. On harp. Tegelikult või? Tundus küll olevat selline midagi moodi asi. Kätes jõudu on, miks mitte? No, olemas, lihtne. Kenasti kõik mehed ringis sees ja võib-olla on Mattiase putt kõige raskem, et on selline, no näha ongi väike seal. Oi, kui kõrge tundub. Ja jälle. Saab küll kettidele pihta, aga ei jää sisse. Hästi piisavalt keskendunud ja just rahulikult võttis selle asja ära. Siit telekaadrist tundub see korv veel eriti nagu kõrgemal kuidagi, et tava ütleme situatsioonis ta võib-olla nii hull ei ole, aga siit see nurk oli nagu eriti. Ta tahtis läbi sealt minna, aga... No Mattias on jah teada tuntud selline väga tugeva randme putiga ka tegelikult. Et ega ta jah, vahest aitab, vahest ei aita. Rada 11, par 5, 263. Mando mängib vasakult, Mando tegelikult mängu väga ei tule, aga no jällegi, siin tuleb olla siis piisavalt täpne, mängida mööda seda teed, mida siin droon praegu lendab ja vast jõuame kohale. Siin on siis tavaleiaud just pandud 2 kokku ainult. Originaalrada siin saab otsa ja hakkab uus, aga täna meil siin siis Jako arvas, et 2 on piisavalt lihtsad, et teeme natukene raskemaks asja, et palun teeme 9 ajaks kokku 2 tüki. Ütleme nii, et mina seda algset mõtet ei teinud, et mina tõime selle mõttemängu selle madalama tiiala siia, aga Timo ja Margo mõtlesid sellise raja välja, et minul ei ainult nõustuda, et... Ei, tegelikult lõppkokkuvõtteks nüüd see, et see tiiala siin all on, kus ta praegu oli täitsa mõnus ja äge mängida, et
tundub mõnus siuke par 5 selline, et jaa, erinevad viskajad saad eestkäega, tagantkäega. Need mehed peaksid ikkagi lihtsalt ära mängima 4 tõenäoliselt ja arvestades nende viskipikkust ja kõigil on väga tugev eestkäsi ka, siis mis me räägime. Albert on juba rohkem kui poole maa peal. Absoluutselt. Ja et siin see Mando nagu ei tohiks nagu üldse mängu tulla, et kui siin Mandoga eksid, siis just kõige parema mängiga tegemist ei oleks. No, või siis libised käest lahti, et võib ka vahest juhtuda, aga pigem tõenäoliselt ei jah. Ütleme, kas sa tahad siin jääda rohkem siin paremale või vasakule, mis sinu nagu selline mänguplaan ette nägi siin? Minu mänguplaan nägi ette olla rohkem ikkagi vasakul, et sealt siis edasi olla rohkem paremal. Okei. Nii nagu Silver või natuke, see on natuke vist liiga palju. Liiga palju, jah, see on sealt päris natuke väljas, aga jällegi sealt ei ole väga raske. Pigem soovid olla siin selle sihi nagu vasakul pool, mitte paremal, et siis see edasi olev auk on nagu mugavam sulle. Kui on meiesuguste vanameeste jaoks pigem raske, tsukene eksimus. Pigem raske siis teise viskega olla siis nii-öelda originaara järgmise tiiala juures oleks ju päris hea olnud. Sa tahtsid öelda keskealiste meeste jaoks? ja nüüd siin veel üks selline jõulume võludest, et liiv on siin piisavalt palju, selline liiva seest ei ole väga lihtne visata. Väga õnnelik Mattiasele, et ütleme, et nüüd on väga heas kohas, ütleme, 3. viskaks. Jaa, kindlasti. Et see pördi ära mängida ja Silver on liiga ja siin need puud ees liiga. Silver ilmselt teab, et sealt just täpselt, seal on olemas mingi auk, mis viib kohale. Ta ilmselt tahtsid veel pikemalt saada, aga tuli hea roll ja õigel pool just, paremal pool. Et see müstika ikka vaadata, ikka väga kaunis, et tuleb päris rasketest kohtadest välja. Vot siin on nüüd natuke tegemist, on ju. Sa pead nagu placement hakkama mängima. Ei, ma arvan, nad mängivad targalt, vaata, et teevad ja... See ei ole üldse halb. Sealt tegelikult avaneb päris hea vaade, et saad otse peal minna, et sa ei pea hakkama mingisugust haisetena viskama. Just, et oled seal viimase nuka peal ja seal on ka neid puid natukene vähem, et sealt jääb võib-olla siuke 50 meetrit neil läheneda või 40 meetrit, et midagi taolist, jah. Jah, et Albert valib ka. Tundub sama teekond. Jah. No nii ongi. Hästi. Et tundub, et mänguplaan on hästi seatud, et teavad, et kus paiknevad, et mida edasi teha, et ei minda siin seda iiglit nagu proovima, et keegi vist sai ka, on ju? Jaa, viimasel päeval Sten Tammik oli 6 meetri peal ja lahendas ilusti ära selle, et 2 väga suurepärast viset. Ja Mattias nüüd väike eksimus jäi lühikeseks. Ei olnud väga halb koht, aga... Silver annab siukse õrna võimaluse, et visata sisse, aga... Parkla. Jep. No, minusti otsevaade. Nende jaoks peaks olema väga lihtne see. Sealt on isegi minul lihtne. Rõõm kuulda. Kaunis. Siin pole isegi midagi öelda, et lihtsalt vaatad ja naudid. Nii on. Et Albert teeb midagi sama sarnast, et tohiks ka midagi vist olla. Ja täpselt. Jep. Mõõdatud viskamas olemas. Ainukesel on siis tööd teha Mauril, mis selle, vabandust, Mattiasel on siin... See väike küngas nüüd seal ees ümber kukkunud känd, mis on nii rohtu kasvanud, veid takistab, aga täitsa mööda. Selline all roll ka veel. Võib-olla puu isegi oli hea, oleks meil kaugemal läinud. Ei läinud Mattiasel väga kaugele, et täitsa lähedale jäi. Ja, aga natuke üle üles poole, et... No see on mingi 6 meetrit heal juhul, et 5. Helde aeg. No see läks juba väike pettumise pealt lihtsalt suunas kätt. Ja see tähendab 2 viset kohe Maurile ja 2 viset Silverile ja meil vahetub jälle liider. Pigem kõigile 2.
kas nüüd on nüüd niimoodi, et Mauri -28, Silver -27, Mattias -26 ja Albert -25, et kõik mehed, 4 meest ühe viske. Silver natuke lahutab ka, et praegu noorel poisil on seda tarvis tõenäoliselt, et see pahandus peast läheb välja saada. No nii noor ta ka enam ei ole, 17. No piisavalt, et veel nagu sattuda musta auku, ma arvan. No nii, rada 12, par 4, 179 meetrit. Ütleme nii, et tegelikult nagu ka rajakaart näitab, et pane ainult otse peale. Tõusumeetrid korviga +5 võrdes tiialaga, aga selliseid trikikohti on siin jällegi piisavalt igal pool, et jah. Siin on ruumi igal pool olla, et saad paremalt läheneda, vasakult läheneda, et vastavalt sellele, kus sul see avamise maandub, aga selliseid üksikuid puid siin on, et selline... Jah, tiialav ise jälle soodustab tegelikult eest kätt, ja siis on seal paremal pool rohkem ruumi ja nagu näha, siis Albert läheb ka, kasutab seda võimalust. Algus tundub ilus. No, mida? Lõpp on ka. Ka mööda veel ja lõpp lükkas õigel poole ka, et no see on väga okei. Väga okei. No. See on ikka väga kaugel on just, mingi 120 peaaegu. See ongi väga okei. Ise jõuan 3 viskaga sinna. Nii, aga Mauri läheb tagakäega. No, tagakäega, jah. Aga tabab ilusti. Kõrge ja kukub ära sinna vasakule ja et sealt võib-olla läheb pilt natuke kitsamaks, aga kindlasti on olemas sealt neid tunneleid küll, et korvile saada. Silver paneb eest käega ilusa sirge ja kas... No läheb. Oi. Veel parem. Oi. Veel parem kui... Oi. See on koha peaaegu. Kui hea vise. Putil. Kasutades Silver endale terminid, siis see on putil. Nii Mattiasel. Ilus flex ja kui jääb mingi asi võttis sealt kuskil kinni. Täpsemalt ei näinud ise. Kas jäi sinna vasakule poole? See vasakul on ta jah. Need on peaaegu seal, kuhu mina enam-vähem välja viskan, kui mul tuleb väga hästi välja. Temal oli pigem ebaõnnestunud see. Aga nüüd tuleb just laialt. Igalt poolt mööda ja no mis me räägime. Fantastiline Mattias Villota. Ise tahaks ka praegu aplodeerida, et väga ilus vise. Või Albert on ikka väga hääl kohal. Valib jälle eest käe. Natukene liiga kitsas. Ei, ma arvan, see on väga olemas. Ilmselt võib-olla lootis natuke rohkem keskelt minna. No võt, nüüd on see Mauril seal see väikene võsa ees, mis seal vasakult poolt enamasti on ja laseb ülevalt. Olgu. Nii lihtsalt mäng ongi. Jah, võtame vastu, kui pakutakse selline asi, et no päris keeruline koht oli ja lahendas ära, et... Silveril paistavad korvi ei näe, aga tegelikult on nii paremal kui vasakul mõlemal pool on olemas kus tunnelid. Ta teab neid täpselt. See on ilus, tal täpselt ees käe jaoks mõõdepilt on nüüd paremal pool puud ees, et sinna ei eksi, siis on juba see Parkla kohal. Kaunis. Lausa rõõm on vaadata seda asja. 10. Tundub, et tuleb järjekordne Starframe. No loodame, et tuleb jah. Minimaalse jõuga ikkagi üle. Aga naljakas on see, et sellistel tugevatel on see õnn on ju, aga endal oleks raudselt sealt. Ei oleks üle roninud ja roll alla. Hüpanud õhku, saanud veel ja täpselt niimoodi rolli ja ongi all olnud. Absoluutselt. Nägin ühte sellist. Päris valus oli vaadata. Ja nagu näha, et siin ikkagi need enamus on kallaku peal need korvid. Ja, väike reklaam. Can you feel it? It's fresh and something completely new. It's something that connects us with nature and where we care about what's around us. At Pure Disc, we believe that every small step counts. Our bags, made from recycled materials, may just be a drop in the ocean, but we believe this is the beginning of something
Pure Disc golf bags are waiting for you on our website, puredisc.net, with same-day worldwide shipping wherever you are. Ja oleme tagasi stuudios Rada 13, Raimo. Rada 13 ja nendele poistele par 4, 237 meetrit. Et nüüd siis kõige kitsam tunnel üldse siin raja peal ja see ei saa never otsa, see läheb nii korvini põhimõtteliselt välja. Ja nii nagu droon näitab siin siis mööda seda teed, no mis ta siin võib olla? Liiva osa on selline 6-7, vahepeal läheb natuke laiemaks, aga ei tahaks olla ei kummagil pool puude vahel, et siis ei ole enam väga midagi teha, et siis peab parriga hakkama leppima. Ja lõpp hakkab nüüd siit ära keerama ja korv on just alla augus, et jällegi 100 meetrit otse lendavat ketast on tarvis. No ma arvan, et neil on 120 vähem. Piisab 100, aga ilmselt nad tahavad rohkem saada. No mis me räägime? See on nagu... Noh, okei. Albert vist viskas ka avapäeval täpselt samasuguse viske ja tundub, et see on täpselt samasugune, kui mitte isegi kriips parem. Kunagi mina mängimist alustasin, siis soomlased käisid siin Baltiksi tuuril, siis mängimist käisid sama pikk rada. Võib-olla oli natuke lühem, siis vaatasid, siis soomlased viskasid keskmaa ketastega sinna auku välja siis, ja silmad peast välja ei kukkunud. Ja Maurilt veel parem vise kui Albertilt. Silver läheb eestkäega. Lahing käib ikkagi. Läheb eestkäega, jah. Ainat üle. Aga ei ühtegi puud. Ja, aga see ei ole väga hea seal nüüd kohe on tal puud. Oled kindel, et ei ole hea seal? Pigem ei ole seal, jah. Ja, see on halb koht. Pigem ta olla siin tee peal. Par 4 ka, et ega sealt on nüüd raske tal. Ja panevad ikka nagu täis pauku ja nii ilusti sirgat, et no... Tsipa paremal, aga sealt pigem tahaks olla paremal kui vasakul. No näed. Silver on täna juba mitu korda analoogses olukorras ja on sooritanud väga eeskujulikult need väljamängimised ja tundub, et ka... Jääb sinna kinni. Ei, pole hullu. Par 4 on tegemist, saab selle, ma arvan, parri kätte ikkagi siit, et... Ja ei seeda kindlasti. Et jäi ilusti tee peale sinna auku, et... Ma arvan, et ei läinud sinna parri järgi. Aga noh, jällegi, ei ole hullu veel midagi, et kõik on väga hästi. Oi, kui laialt. Seda peaks ütlema, et pigem väike eksimus. No ei tea, kas see... No on, kui sa minid. Ja. Ta ei tahtnud niimoodi. Vaata näost. Sealt on jällegi alla auku ja putima hakata, et ei ole lihtne. No vot see on. Võiks olla ilus õige joon. Ja no täpselt. Olemas. Mõõdetud. Moori näitab väga head mängu. Ei midagi öelda. Ja nüüd viimase 3 pörtit ja... Et Mati saaks eest käega, kas tal seal tahandka varianti ei olnud piisavalt ruumi äkki. Natuke veab... Käegaks on fleksida kohale küll võib-olla, aga... Matjast veavad võib-olla natuke närvid alt siin, et lihtsad eksimused on tulnud ja tulemas. Oh jeerum küll. See on asi, mida nagu ette ei näe. Asetan nagu sinna ilusti hõljum üles ära ja no, need puud paraku on suksed, mis natukene võtavad tujuga kohe ära. Ohoo, see oli ka kuskil siia. Oi. Ei näinudki täpselt, kuhu Matjase vise maandus. Midagi head sealt ei tõota. Silver parri päästmas. Oi, kohe jäi puudu. Peaaegu. See tähendab seda, et Mauri vist suurendab oma eduseisu. Praegu tundub küll niimoodi, jah.
ei kalkuleerinud välja. Albert Tamm viskas selle Raul Mägediku tehnikaga. Vaat, mida sina tead? Jaa, ma kunagi, kui ma mängimist alustasin Nõmme rajal, siis juhtusin vist nii, et isegi esimesel nädala mängul olin Raul Mägediku ühes puulis ja ta puttis põhimõtteliselt vahet ei ole, kus oled koog sellise. Jaa, tõsi. Raul Mägedik oli see härrasmees, kes minu esimest korda rääkis mängureeglitest. Keilast toimusid seal veel nädalamängud, me siit Pärnust läksime ja siis sattusin temaga mängima ja siis ta selgitas mulle väga hästi, kuidas mäng käib. Täpselt nii mulle samamoodi. Esimesel nädalamängul sain kõik reeglid selgeks, et kuidas tuleb mängida ja nii lihtne see ongi. Nii et tervitame Rauli. Absoluutselt. Mauril -30, Mattiasel Silveril -27 ja Albert on juba -26 peal. Kuigi Maurist Mattiasel Põugi veel ka. Okei. Kiirustasin ette. Ja Silver tõusnud teiseks. No vaat. Aga Mauri on võtnud 4-4 siin tagumisel 9 korvil. 114, par 3, 102 meetrit, pisut tõusu. Siin on nüüd piisavalt ruumi, et see, ütleme, üks lihtsamaid. Isegi mina sain siin 2 korda pöördi kätte. No siin juhtus ka 3. ringil see, et Ronald Paju suutis ketta teele panna ja topsis ta lõpetas. Eestkäega, tagantkäega tead? Ma arvan, tagantkäega. Okei, ma tean, et eestkäega on ka pandud siin. Ja et minu teada pidi ka Silver Lätt olema alati, kui siia rajale tuleb, et siis ta pidi alati nagu proovima rünnata nagu topsi, et ühe viskega korvi saada. Maurilt Pulsa hitt, liiva kinni ja valmis. Kuidas on 5-5, kuidas see nimetakse, ei oskagi öelda. Back to back to back to back to back to back pöördid. Ka väga ilus joon. Ilus väike skip ka, väike roll, jalgadega ketas kohal. Ja minust muudel päevadel Albert on läinud vähe liiga laialt siin, et ei ole jõudnud see ketas vasakule tagasi tulla. Okay. No, siin see küngas natukene nagu paneb mõtlema, et peab teda vähekene kõrgemale suruma, aga reaalsus tegelikult. Silver ka pulsa hitt. No nii Mattias. Ole nüüd tubli. Praegust tundub kõige näljasem olema Mauri. See paistab ka päris ilus olevat. Hea kõrgus. Ja juhtus see, mis siin vahest juhtub. Salakava loks, see viimane, see on selline ka, mis vaatad juba, et on möödas, juba on kohal ja siis näed, et oi, ikka jäi see jookse kinni. Aga ega siin ei ole midagi, tuleb nüüd ära panna. Julgelt peale, jah? Ja, siin pole enam midagi. Nüüd tuleb ainult kuuma anda lõpuni välja. Opsti! Väga hästi. See peaks olema väga hea motivatsiooni puust küll praegu talle. Seda oli vaja Mattiasele praegust. Ja jällegi vaadates ka ilusti. Kaunis. Täpselt hästi. Väga liht. Ja sellise suure rahvamassi ees on seda ka kaunis teha ja annab mõnusat vurtsu juurde. Kange on see Alberti võtt, aga läheb sisse. Nüüd on järjekordne Starframe meil, kuna Oota. Igaks juhuks oota. Okei, tuli ära. Hästi. Kõigile pöördid siit rajalt ja seisud sellised, et Mauri esimesel kohal, Silver teine, Mattis Albert 3. 4. Jep, 115, par 3, 113 meetrit. Langust 10 meetrit ja jällegi salakaval tundub, et on ruumi. Ja siin hetkel veel ongi seda ruumi, aga nüüd läheb huvitavaks, et pisut kõrge oled vasakul okstes, pisut liiga pikk oled siin paremal puudes. Oled piisavalt täpne, aga siis otse ees mänd võib veel teha tsirkust. Ja väiksed põõsatutid ka siin, mis võivad siin 8-9 pealt selle ketta kinni võtta. Pisut lühikeseks jääd, siis ütleme nii, et jällegi ei taha olla ei kummagi pool metsas. Aga siin tuleb juba kohe, tundub küll väga hea joon. Väike skip. Siuke skip lausa. Okei, siis see on niisugune 6-7.
tubli Mauri. Hästi. Unustasin ütlemata ka veel, et avaldan kiitust Maurile särgi valiku osas, väga, väga kaunis värv. Ma ei hakanud suruma, tahtsime enne küsida, et sina kui moelooja meil, et kuidas tundub, aga nüüd ütlesid ise ära. Halb ei ole. See tundub kui päris hea joon olevat. Natuke, ei. Ilusti. Väike mustikate abi ka ja full size. Lihtne on see mäng ikka. Super. Silver nüüd peab ka tagant käega viskama, aga ta on seda viimasel ajal päris palju teinud, et peaks tulema küll. Ja no mis me räägime. Ja veel parem. Siin ikka käib korralik sõda. Siin tundub, et need kõik 4 meest tahavad medalit. Ja see joon on ka päris hea. Natukene võib-olla kõige pikem nendest kõikidest joontest, aga jah. Olemas. Suki 7 meetrit. Olin ka esimene ring samas kohas. Mauri vist kõige kaugem, ei, Mattias. Mattias kõige kaugem, jah. No nüüd on vaja veel õnnestumist. Hästi. 10. Naba 10 jälle. Mauri jaoks tundub see silmad kinni vise. Ma arvan, et isegi vaatama ei pea. Ei pea. Ongi. Täitsa keskel. Kõrgus täpselt paigas, ei grammigi üles ega alla ja täitsa külma kõhuga läheb palju ja läheme edasi. Kui Starframe jälle. Absoluutselt. Juba... Ja täna juba vist kas 4. äkki. 4, jah. Aga just, no nii, 3 on veel jäänud mängida, teeme väikse reklaampausi. Ja oleme tagasi, viimased 3 korvi jäänud siin Eesti meistrivõistlustel. Ja, rada 16, par 3, 108 meetrit. Jõuame tagasi tunnelitesse. Ehk et siin tuleb siis laveerida vasaku ja parema servaga, et jõuda korvi alla välja. Ja jõukohane ka masteritele, et siin võeti päris mitmeid pöördesid rahulikult. Oled sa rahul selle korvi asukohaga, Raimo? See korv oli minu jaoks kõige kiuslikum. Ma põhimõtteliselt kõik 4 korda olin ringis, 2 korda võtsin ära, 2 ei võtnud ära. Oi, no õnn soosib tugev, et see oli väga hea kikk praegu. Väga oluline vise Mauri jaoks, et hoida seda vahet ja tundub see selline juba õrna kulla sellise maiguga. Väliskurvist just korvi alla ja Albert. Väga hästi. Aga hea, korvi asukoht väga hea. Jako, et kiitus sulle. Nii eest käega. Natuke pehme nagu vise. Oi. See on nüüd küll natukene kehvasti, sealt on ikka väga hea vist ei ole, aga näeme varsti. No seal ei ole üldse hea. Tead kindlalt või? No, oled käinud seal? Jaa, paremal pool on käinud, et seal on ikka täitsa. Okay. No, kui sa vaatad siit neid puid, siis... No ei, seal paremaks ei lähe see vaade, jah, tean. Nii, Mattias. Ilmselt vist sai ka paar kikki. Aga ringi äärde? Jaa, saab jälle panna oma seda korralikku... Ta lausa siin koha peal, et see on siis väga paremal selles väikses tee augus, et vaatame nüüd. Joh, ei tea. Oi. Ta mõtleb, vaatab üle, läheb üle puude. Okei. Nii, kus see maandub? Ei tea. No. Oi, see on ikka väga... Jaa, aga see on päris terav nurk, ma ütleks. Ja aga otse läbi tulemisega oleks ta tulnud seal veel 5 korda, ma arvan. Okei. Ja nüüd paneb kohe uuesti, jah. No. Nüüd on see kask on tal ees. Ta vaatab ilmselt, kust alati on mõistlik vaadata vähemalt kahte seda viset, et mis siis võtab halvimast parima. Põlve pealt. Ise muiga päikse Ronis üle! See on ikka väga kihta. Oi, ma ütlen, see lõpp on äge.
Ohohoo. Mattias, palun panege ära. Kui napikas. Mattiase tagumine 9 ei ole olnud kõige parem. Maurilt järjekordne, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pördid. Ja on kerinud ennast kõvasti eest ära, jah. Ja et juba 4 viset vahet, et ma arvan, et No siin 2 viimast rada võivad veel olla sellised mängumuutjad, aga noh, ma usun, et ta suudab piisavalt külmärvi hoida. tegime jah 2 viimast rada sellised magusad. Ja 17, par 4, 171 meetrit. Et esimene osa siis selline turvaala, kui saad puudest läbi. See post siin siis poolitab rada ilusti, et see oli niisugune päris hea tähis. Enamasti ilmselt maandutakse siin kuskil, kui just mingi väga kõva käega vend ei ole. Asfalt alates siis hakkab nii-öelda hasardeala, et korvi ümbruses muruala on ainult siis mänguala. Kõik ülejäänud on hasard, mis siis tähendab seda, et kui ketas peatub seal asfaldist väljapool, et siis kohe tuleb pluss üks karistus juurde. Siin on siis 2 joont. Otsejoon, mida ilmselt Mauri praegu vaatab ja vähe turvalisem on väljapoolt, aga ma arvan, et need mehed lähevad siin kõik ikka seda otse peale panema. Ja, et siin see rada mängib niimoodi, et kui jääd natuke lühemaks, siis korvi lippu ja korvi näed, aga seda tasapinda seal asfalti ja seda muruosa ei näe, et ta natuke sealt elektriposti juurest hakkab järjest ülespoole see tõusma. Tundub hea, aga pisut lai vist. Puu ka õnneks jäi siia äärde. Ei läinud kuskile sügavale. Et väga okei. Albert teeb jälle oma väikest kontrolli, rutiini. Ütleme nii, et ega see otsetunnel ei ole väga lihtne, et lähed tiialale, siis ta muutub ikka väga kitsaks. Oi, pagan. Ja oi. Mulle tundub, et ma viimane ring olin umbes samas kohas. Sain ka puukiki, küll mitte sealt järgmistest puudest, aga olin vähem samas augusest. Silver läheb eest käega. Kõlab loogiliselt, ilmselt läheb välimist auku. Vaatame. No. Tegelikult peaks eest ka välja mängima talle. Ikka julgelt peale. Oi, ilusti läheb. Aga kas läheb pikk? Natuke lainalt. Oi. Rahvas jookseb eest ära juba. Nii. Jäi seifi. Hoidis peast kinni, mis ta viskas, siin on täitsa... Assadini välja või? Ei. Päris jõhker. Siuke 3-4 sekundit oli kõigil vaikus. Keegi ei saanud aru, mis toimus. See võib-olla isegi oleks tulnud natuke seespalduks kohal olnud. Täitsa pöörane. Päris korra. Nii, Mattias läheb üsna turvaliselt ülevalt poolt ilusti, et mitte panna sinna laiaks ja ideaalne. See on supervise. Mattias hoiab ennast ilusti mängus. Ja vaatame, kus Albert on, siis mõõdab mände. Ja, tuttav koht mulle. See mänd on 2 meetri peal, kui ta mõõtis seda siit tema ees olevat. Ma olin suhteliselt samas kohas. Oi, see vist ei ole. Oho. Aga ta vaatab samalt auku mis mina, et siit läheb paremat poolt ja teeb sellist placement, et lihtsalt võtta see parsit ära, et vaatame, kuidas ta välja kukub. Ja just, ma mängisin samamoodi. Ja tuleb ilusti. Just, väga hästi. Ega sealt midagi muud enam välja ei mõelnud ka, et pigem mine ja mängi see parr ära, kui hakata sealt mingi plusse korjama ja viimaseks rajaks midagi veel. No Mauril siin kindlasti midagi hullu ei ole mõtet teha, et viskaks, ma arvan, et viskab ette sinna. Mõistlik, et... Ei muidugi, mis sa seal enam riskid? Sul on 4-viskeline edu ja Albert pigem ka pöördit ei võta siit. Mattias, nüüd vaatame. Nagu näha, et siin ei ole, vaata, nagu ütlesin. Oi, ja seda nägin mina ka päris palju kordi, et natuke jätad madalaks ja lähed sellise aeglasema kettaga, siis see murulapp on seal nii karistav ja nüüd juhtus see just. Pool meetrit teie Mattiasel lühikeseks, et asfaldi pealt see skip saada. Vaata, mis Albert teeb. Natuke paremini saab selle skipi ja... See on väga petlik, see tundub, et on lihtne, aga tegelikult on see väga petlik. Ei, Mattias oli võimalik tagasi võtta siin Albertilt. Ja nüüd... Vaata, on siis.
jõudiski sinna asfaldi juurde veel. Ohohohoho! See oli mu täppisteadus. Täitsa ebareaalne. Nii. Hästi kõrge. Kas jõudis? Jõudis alasse vähemalt, et... Seda küll, aga pigem natuke jäi liiga pehmeks. Ma arvan, et ta tahtis ikkagi saada pulsait. Nii, Mauri ka eest käega veel. No see. Ilusti. Nagu õpikust. Õpiku ise. Näitis. Nii, Matjasel on seda putti nüüd vaja. Ehk et juba +1 olemas, et nüüd on... Ei ole, ta teeb 4. Ta oli ju avaviskega oli. Jah, seda küll. 3 ise, aga saab 4. Kui sisse saab? Kui saab, siis sai. Nägid? Mitte. Parret. Nii. No nii, Silver. Pöördipott. Kas juba hakkavad väiksed närvid mängima? Väike eksimus siin. Sentimeetrine. 17. rajal. Albertile parr. Mis meil seisud on? Albert ja Silver on 5. Jaa, Silver oleks võinud minna 1 viskega juhtima enne viimast rada. Oleks võinud küll. Et hõbemedali kursil. Mitte, et viimane rada ei võiks midagi muuta. Jaa. Sealt võib veel asju juhtuda. Siit siis kõigile 4 lihtsad või rasked. Kellel lihtne, kellel raske, jah. Ja lõpurada. Jaa, 18. rada siis par 3, 137 meetrit, 2 meetrit langust, siis nüüd see roheline keskala, mida praegu troon lendab, on siis mänguala, et asfaldist paremale ja sellest sisemisest aiast vasakule on siis OB ja taga, kus asfalt hakkab, on jälle OB, et nii kui OB-sse sa viskad esimese viske, siis on kohe drop zone, mis on 90 meetri pealt ja sealt ei ole üldse lihtne edasi visata, et ma usun, et need mehed lähevad kõik ikkagi alla viskama, et siin tuult väga palju pole täna. Ei tohiks väga raske olla, see tundub juba päris. Tundub jaa, see on meistrivise, ma ütlen teile. Ja no, see on meistrivise. Ja näete siin, ka spotter lehvitab valget lippu. Ja Mauril kerge ohe, et esimene meistritiitel on tulemas. On tehtud. Hästi laialt, hästi Albert tuleb ka, kas läheb topsi ründama? Ai, natuke madal vist jääb. Oi. Nüüd vaatame, millega Silver vastab, kuna Albertiga viigis. Jah, nüüd on see päris oluline. Ka tagant käega. Huvitav, jah. Täitsa. Usaldab seda nii palju, see tundub ka juba nii. Tundub ja hoiab otse ilusti ära, et jah. No... 6 meetrit. Natuke jääb puttede jälle üles poole, aga no... Loodame, et paneb ära, et see põnevus meil veel jätkuks. Jah, peab selle viimase putti katse ära unustama. Matjas peab sisse panema, aga siin midagi ei ole, noh. Ei. Siin ta peab ründama täiega, Madalaks jääb. Natuke hea, äkki saab skipi või mida iganes põrkamise. Nii kõrge skipi. No sai, aga mitte sellise. Ei ole hullu. Kõik mehed alas sees, eeskujulikult tehtud. Ja siit tuleb, jalutab kohe värske Eesti meister aastal 2023. Vaatame Mattiase putti. Hopsti, pani ära. Tegelikult väiksed pinged peale Silverile, kes peab siin kindlasti nüüd sisse panema selle 6 meetri pealt. Tõsi, veel on võimalik täitsa 3. koht. Ei ole lihtne see. Närvide mäng ikka viimase viskine välja. No väga põnev on meil olnud see tänane finaalring ja... Igas divisionis isegi peaks ütlema. Absoluutselt, oi no. Lõpuni pingeid. Olemas Silver. No nüüd minnakse ümber mängima tõenäoliselt. Albert ei tohiks sealt eksida nii kaugelt. Vast ei, jah. Et ma ütleks minust selle Eesti discgolfi ajaloo ütleks, ma arvan, üks kõige tasavägisemaid üldse meistrivõistlusi kõikides divisjonides. Ja päris kindlasti. Oi! Natukene veel trikitama siin. Ja 5 star frame. Ja nüüd sinu siis tähehetk, jah? See olen mina.
tere tulemast! Tere tulemast! Head sõbrad! Kuulbet Eesti meister discgolfis aastal 2023 meeste divisionis Mauri Vilman! Hästi. Ja meistri läks helgajõusti kohe. Ja päris tore traditsioon siin juba 4-5 aastat meil on, et meister saab meistrisärgi, seekord siis siuke tumesinine ja kuldsete kirjadega. Väga ilus kujundus. Avaldan kiitust. Suur tänu sulle, Raimo. Ja nüüd tulevad kõnnitlema Silver, Albert ja Mattias. Aga meil läheb vist see ülekanne edasi siit, et Albert ja Silver lähevad. Mängimine radadel 1, 17 ja 18. Nii kaua kui selgub võitja käime ringi ratast. Ja ümber mängimine siis orienteeruvalt 3 minuti ja 28 sekundi pärast. Olgem täpsed. Jääl poistele natuke pinged maha, et... No nii, vaatame nüüd siis, mis siin tuleb. No ütleme, kui me alustasime seda päeva, siis siin olid kõik mehed, Albert ja Silver siin 4 meetri peal, et loodame, et see läheb see pikali ikkagi. See praegu tundub samamoodi tulevat. Ja täpselt. 4 meetrit. 4 meetrit. Silver peaks minema eest käega. Nii on. Et mängitakse siis medali peale. Oi. Aga läheb päris pikale, et annab väike auk nagu näha siin on. See nüüd sõltub, kus ta seal täpsemalt jäi. Ja. Ütleme nii, et mängivadki medali peale. Esimesel päeval meiega ringis, ütleme, ma nägin sealt ära korvi. Aus sooritus. Oli täpne, aga natuke kõrgusega eksis, et tundub, et Albert võtab siit 7 koha. Rahasummad lähevad küll pooleks, aga medal on hõbedane Albertile ja pronks Silverile. Kas see oli ainuke ümbermängimine? Jaa, see oli ainuke ümbermängimine. Et sellegi poolest, nagu me rääkisime ka, et igas divisionis ikka oli kuni viimase hetkeni tegemist. Ohoo! Nii, mehed 40+, keskealised mehed. Priit Randes tuleb siin -17 peal. Viimane rada siis. Viimane rada. Ja selleks seisuks on hetkel lõpetanud -16 peal Kaspar Aus, kes on teisel kohal. Ja Priit närvid peavad hetkel vastu. Ja pidi ainult parri mängima, ta muud polnud vaja seal. Ja mina olin ainukesena 4. kohal, nii et mul ei olnud ka midagi vaja enam tõestada. Tanel Viirman siin hetkel -9 peal. Ja kolmas koht oli must 2 kaugusel juba ei lõpetanud ka, et mul polnud see midagi ette enam. Dan Sööl vist oli -13 lõpetanud, et teinud väga suurepärase -7 ringi. Ja Kaspar Aus -8 ringi teinud täna ja vahepeal isegi 2-3 viskega Priidu ees juhtima läinud. Nii Margus Luntsi, kes mängis avapäeval väga kehvasti ja nüüd viimasel päeval, aga 2 keskmist päeva olid nagu ebareaalselt head. Ja vaatame siis üle selle MP40. Põhimõtteliselt samasugused viskad nagu meeste eliitdivisionis, ainult üks 20-30 meetrit lühemad on ju. Et teie putite eest käega siin nagu näha vaatan. Me veel läheneme sialgu. No nii, Priidul oluline. Ja no jättis siukene ikkagi natuke endal ruumi, aga tundub jättis nagu näpu jäi kinni, et viimase hetkeni hoiab ketast kinni selline 4-5 meetrit putt. Ma mängisin Priiduga kõik ringid koos, ta tegi iga kord ühte moodi, aga ta kõik eelnevad korrad pani rohkem korri peale ja siis ta rollis nagu hästi ääre pealt ja seekord siis me käis lati alla. Olemas. Mängis seifimalt ja olemas, jah. Esimest korda värske Eesti meister siis. Mul väga hea meel tema üle, tõsiselt hea meel. Väga hästi mängib see aasta. Suurepärane. Margus on natuke kurb, aga ei tasuks üldse olla. Priit Randes siis -17-ga 4 päeva kokku. 1 viskeline edu Kaspar Ausi ees. Ja 3. koht Dan Sööl, et tagumised mehed 2. ja 3. tulid siis jälitajate grupist ja mida pole ka nagu väga tihti juhtunud, et Head sõbrad, Kuulbet Eesti meistrivõistluste discgolfis aastal 2023 MP40 divisjoni Eesti meister Priit
Priit Randes. ja väga hea. Priidul ka särk selga ilusti. Ja. Mul siis jah, õnnestus 4. koht, millega ma olen üldrahul tegelikult. Üldse ei kurvast. Ma ise tulin siis, mõtlesin, et 6-8 oleks päris hea. Lausa nii tagasihoidlike plaanidega. Jõulumäe ei ole mu lemmikrada kahjuks. Seal on vaja ikka Mis su lemmikrada on? Ei olegi lemmikrada? On ikka. Mulle väga meeldib Kõrvemaa ja mulle väga meeldib Mäetaguse. Ja Uus-Annikoru on ka väga hea. Ja need on suurepärased rajad ja väikse vihje võime siin anda, kes ei olnud koha peal. Eesti Discgolfi president Timo Juursalu avaldas ka. Nii, vaatame ennem ära. Naiste liidrid. Teele Toomsalu +3 peal, Kaidi Alsalu +4 peal ja Anneli Tõuges +5 peal ja viimane rada neil minna. Ülipõnev. Naiste lõpp samuti tulemas. Ja Annelil tuleb sisse ilusti see vise. Medali võtab, aga millist värvi see selgub. Kaidi Teisel siis jah. Kaidi alustas päeva liidrina ja laialt, kui sealt mingit halba võttis kinni. Ja Teele tõusis poolel maal päris suurelt liidriks 4 viskega. Lõpus on natuke järgi andnud, aga hetkel ikkagi veel kindlalt 1 viskega ees. Maria on siis, nagu öeldakse, esireast seda põnevat heitlust nautimas. Ei ole tal siin midagi teha, aga tuleb ilus top 8 koht Eesti meistrivõistlustel või lausa 6 isegi, et väga hästi. Nii ja Teele. Eile viskas ta 11 meetri peale drive'i. Okei. Ai, läheb liiga peale. Nüüd on seda elektriposti vaja. Ai, ei aitanud. Liiga peale, kas... Ja nüüd läheb eest käega siit drop zone'ist. Nüüd on vaja korvi alla visata. See tagab veel Kaidiga ümbermängimise esimene koha peale. Oi, see on raske vise, see on mentaalselt nii raske vise. Huvitav, et tugevam käsi on nagu tagakäsi, et tundub ka eest käsi olema. Tuul on paremalt vasakule ilmselt, mõtleb selle peale. Paneb madalalt. Posti. Ei, teine. Teele. Oi. Tänast päeva alustas ta 4. kohalt minu arust, ei 4. kohalt või 3. kohalt. Oli päris pikalt maas Kaidist. Tõusis liidriks 4 viskega ja nüüd lõpus on käest andmas seda. Oi. Raamat kui palju. No, nii nagu meeste divisionis, 40 divisionis, nii ka naistes on see lõpp olnud. Ta teeb juba 5. viset, jah? Jaa, 5 vise. Ja see ka nüüd. Nii kas jääb sisse. Et tagant oli veel tulemas Kristi Unt siin +8 peal, et ei on nagu midagi veel siin Teelel ka pronksmedal kindel, et nii Anneli võtab, tundub kindlalt medali. Hõbeda. Nii Teele, seda on nüüd putti vaja sisse. Ja sellega saab ta hakkama. Kahjuks tripla bogey langeb par +6 peale. Aga medal on medal, ma ütleks. Pronksmedal, et noh. Ja ma arvan ka, et ei tasuks üldse olla kurb, et ta on ka tegelikult ju selle aasta komeet. Absoluutselt, selle aasta, ütleme, ongi 2 aastat võib-olla mänginud alles selline tõsisemalt. Ja nüüd uus Eesti meister aastal 2023 siin Jõulumäel naiste divisionis. Ei suuda oma õnne uskuda. Kaidi Alsalu. Täitsa lubasin kohe naistel peale korvi minna kohe kõiki õnnitlema, et ei olnud üldse vahetud emotsioonid. Head sõbrad, head mängijad, kuulbete Eesti meistrivõistluste 2023 naiste võitja Kaidi Alsalu. No, siirad emotsioonid siin. Mis on nüüd? No, käed niimoodi värisevad, ega see ei ole niimoodi lihtne, vaata. Katsu ise seal niimoodi päeva esimest niimoodi särki selga panna, et endalgi käed värisesid ja silm oli niiske ja silm oli märg, et no naised pakkusid vägev emotsiooni. Et see juhtus kõik keset päeva kella 2 paiku. No
müstiliselt äge, ütleme, Eesti meistrivõistlused see aasta Jõulumäel siin. No väga kõrge tasemeline ja suurepärase ilmaga Eesti meistri. No õnneks viimane päev oli päris hea ilm ja ei saa kurta. No tegelikult väga hullu ei olnud, ütleme nii, et selline paraku. Ja jällegi, ma nüüd hakkan mõtlema, siis mina oma 12 aasta jooksul ei olegi, sain esimest korda äikese pausi. No näed, proovisime ära sellise asja. Pole varem olnud. Ja nüüd vaatame, kas näitab ka autostamisseremooniat. Siin siis kõik abilised ja korraldajad, kes meil olid. Ja suur aitäh teile kõigile, kes teil seal abis käisid. Meeste 40. Siis ikkagi tihe rebimine. Väga tihe. Ja väga aus võitlus oli. Urmas Oja, kes ilusti mängis 5. kohta ja jagama lõpuks. Rahasummad ka siin näha. Täitsa soliidsed juba Eesti mõistes. Kindlasti. Nagu näha, naiste. Siin samamoodi, et ikkagi top 5 on ikkagi väga koos. Ja isegi Maria pluss 13. Isegi Maria tegelikult ka. 6. koht, et väga hästi. Ja siin Eesti meistrivõistlustel on tavaks see, et meeste top 10, naiste top 5 ja mehed 40 pluss divisionis siis 8 parimat saavad koha juba järgmise aasta Eesti meistrivõistlustele, mis toimuvad siis sellises kohas nagu Mäetaguse ja Alutaguse diskgolfiparkides. Eesti Diskgolfiliidu president Timo Juursalu siin sellega avaldas oma kõnes, et teeme siukse uue traditsiooni, et avaldame siis uued kohad kohe peale võistlust ja näete ka kullasadu on siin meestel, naistel ja vaadake. Kes on kõige rõõmsam? Timo! Just. Teised on veel pisarates kuldsed konfetid. Need olid siis Kuulbet Eesti meistrivõistlused diskgolfis aastal 2023. Aitäh sulle, Raimo! Ja aitäh sulle ka, et sa kutsusid. Suurepärane oli. Näeme juba järgmine aasta ja näeme juba paaris meistrikatel sel aastal. Aitäh! Aitäh, nägemist!